Mesilased koguvad puude ja põõsaste pungadelt vaikaineid, mis tuuakse tagumiste jalgade küljes olevatest suirakorvikestest tarru. Saadud vaikained segatakse vaha õietolmukestadest pärineva palsamitaolise ainega ning saadakse taruvaik. Taruvaigu värvust ja omadusi mõjutab vaikainete algupära. Mesilased kasutavad tarus olevate pragude, avade, kärjeraamide kinnikittimiseks just taruvaiku. Taruvaigul on tugev antibakteriaalne toime, mis aitab kaasa ka tarus olevate patogeenide tõrjumisele. Antibakteriaalse toime tõttu kasutatakse taruvaiku palju ka rahvameditsiinis. Taruvaik ehk propolis. Taruvaigu kogumiseks on meil erinevaid võimalusi. Kõige nüüdisaegsem ja lihtsam vahend on taruvaigu resti kasutamine. Resti kasutades saame kõige puhtama taruvaigu. Taruvaigu rest asetatakse suve lõpupoole kärjeraamide peale. Katuse ja taruvaigu resti vahele on soovitav panna mõned liistukesed, et tekiks kerge tuuletõmme. Mesilased soovivad tõmmet elimineerida ja hakkavad resti pragusid vaiguga täitma. Taruvaigu restid eemaldame siis, kui restid on vaiguga täidetud või kui alustame mesilasperede täiendsöötmist. Restid asetame sügavkülma, külmast võetud taruvaik on rabe. Kui külmast võetud resti painutada, pudeneb taruvaik resti küljest ja meil ongi olemas puhas taruvaik. Resti asemel on kasutatud ka võrku või kangast ning puidust resti, mis ei ole nii efektiivsed. Kuna mesilased kitivad ka kärjeraamid omavahel kinni, siis leidub seda üsna palju ka kärjeraamide küljes, mis on mõttekas sealt ära kraapida ja kokku koguda. Taruvaigu kogumine kraapimise teel. Üks võimalus taruvaigu tootmiseks, saamiseks on siis kärjeraamide puhastamine taruvaigust. Sinna satub ka muidugi ka vaha või puiduosakesi, aga need me saame siis vees välja setitada, selitada. Taruvaik langeb siis sinna anuma põhjale ja vaha ja puidupraht tõuseb vee pinnale. Puiduprahi segus taruvaiku peab puhastama. Selleks tuleks sodine taruvaik panna veega anumasse, kus taruvaik vajub põhja, puidu ja vahaosakesed tõusevad vee pinnale. Saadud puhastatud taruvaik tuleb laotada riidele või paberile ja lasta kuivada. Taruvaiku on kasutatud rahvameditsiinis nii kaua, kui on mesindusega tegeletud ja sellel on mitmeid kasutusviise. Peamiselt kasutatakse taruvaiku tinktuurina, meesegudes. Aga võib närida ka kurgukipituse, igeme probleemide puhul niisama, puhtal kujul. Tinktuuri valmistamiseks kasutatakse 60–80% alkoholi. Samuti on kasutatud taruvaigu estraheerimist vette, glütseriini või taimeõlidesse. Taruvaiku on kasutatud ka kosmeetikatoodetes, mille valmistamiseks on oma seadustik. Taruvaiku saame kasutada toiduainetes nagu taruvaigu šokolaad, karamellid või taruvaigu meesegus. Taruvaigule ei ole Euroopa toiduainetööstuse poolt heaks kiidetud toitumis- või tervistavaid omadusi. Seetõttu ei saa müümisajal anda tarbijatele nõu selle kasutamiseks.